olete kindlasti kursis nende põhimõtetega, mismoodi riiklik see kõrgharidusreform saab toimuma. Enam riikliku RKT kohtasid, riikliku koolitustellimuse kohtasid aastast 2013 ei saa olema. Antakse iga riigi õppeasutusele ja ka ülikoolile antakse teatud summa ja selle summaga peab ülikool ise hakkama saama. Ülejäänud on kooli enda mure, kuidas ta jagab selle erialade, õppekavade vahel ja nii edasi, kui palju kulutab tugipersonali peale ja nii edasi. Nii et elu läheb keerulisemaks ja selles situatsioonis püütaksegi nagu meid suruda kellegiga ühinema. Ma olen siin teinud abilistega ja rektoraadiga oleme siin teinud tööd, tänagi veel arutasime. No kuskil 260 000 kokkuhoidu oleme me juba nagu leidnud. Üks tõsine valus lõige, mis tuli teha, oli Mustakivis, lõpetame ära vahiteenistuse. Härra Tohver siin minuga koos juurat õppinud Tartus ja lugupeetud inimene, aga näed, tuleb lahti lasta, sest kool on vaja päästa. Nii et mis ma oskan teile öelda? Õige võitlus alles algab, toetajaid on meil palju, aga üks põhiline argument, mida meie kohta räägitakse, on see, et teie ei saa hakkama, ministeerium kahtleb, kas te olete võimelised aastal 2014 sügisel, siis kui meile on planeeritud institutsionaalne akrediteerimine, see tähendab, uuritakse õppeasutust kui organisatsiooni, kas ta täidab kõiki funktsioone, kas ta saab üliõpilastega hakkama, kas üliõpilased on rahul, kas õppekavad on tasemel, kas ollakse jätkusuutlik või mitte, kutsutakse välismaalt ka veel hindajad, komisjon kohale ja ministeerium on juba ette veendunud, et meie ei saa selle akrediteerimisega hakkama. Muidugi ma ütlen, et mina kui rektor olen praegu rahul selle tuumik juhtkonnaga, kes meil praegu on. Meil oleks 2,5 aastat veel minna, terve 2012, 2013 ja sügiseni veel 2014 ka. Selle aja, sest me jõuaksime palju ära teha ja parandada kogu seda struktuuri, õppekavasid, paremini ainekavad üles ehitada, pakkuda teile paremat õpet. Nüüd tuleb siin virtuaallaev. Kui me kolime kõik siia, siis on ka transpordikulusid vähem, on võimalus ka vooruloenguid siin teha ja nii edasi ja nii edasi. Nii et tegelikult meil tuleb teiega kohtuda arvatavasti veel kuskil võib-olla kuu lõpupoole, siis kui on juba mingisuguse nii-öelda plaanide kavandid on nagu kristalliseerunud. Praegu on tegemist ministeeriumi osakonna töötajate nii-öelda, kuidas öelda, osakonna töötajate sooviga näidata ministrile, et nemad teevad ka väga tõsist tööd, et vähendatakse õppeasutuste arvu vabariigis ja juhtimine läheb lihtsamaks. Aga ega see nii lihtne ei ole. Palun tõstke käed püsti, kes on viimasel kursusel? On siin kedagi? Oi, vähe. Aga andke oma kursuslastele edasi,
et järgmisest aastast olete te juba vilistlased. Mida see tähendab? Üks meie suur puudus on see, et meile heidetakse ette, et vilistlased ei anna tagasisidet ja meil ei ole teada, kas nad said töö, kuidas nad on tööga rahul, kas tööandja on rahul selle kvaliteediga, mis nad siit koolist said. Ja tegelikult meil oleks vaja üks vilistlaste kogu luua, kes vähemalt korraldaks üks kord aastas ühe korraliku peo. Aitaksime seda finantseerida ja see aitaks luua niisugust, aitaks kaasa meie kooli Eesti Mereakadeemia imidži tugevdamisele ja siis nähakse ka, et siin on nii-öelda seda tõsiselt võetavat elektoraati, kelle sõna peaks kuulama enne kui mingeid otsuseid langetatakse. Nii et kõik ei ole veel kadunud, midagi hullu ei ole ja meie võitleme kooli iseseisvuse säilitamise nimel, aga mida mõtleb Eesti Vabariigi valitsus, ega see võib osutuda nagu force majeure, et ei ole midagi teha. Meie nõukogu võib siin otsustada ühte, et laseme niimoodi edasi. Nõunike kogu võib otsustada, et parem on iseseisvaks jääda, aga kas seda kuuleb minister Aaviksoo, see on juba võib-olla omaette küsimus, aga selle küsimuse juurde me tuleme kindlasti tagasi, sest tegelikult minister on lubanud ja nii nagu ma saan aru, teie olete teinud mingisuguse kirja ka või tegemas kirja tegemisel. Ärge seda jätke mitte tegemata, saatke see ära ja ma arvan, et ministeeriumi esindajad peaksid ka teiega, üliõpilastega kohtuma, enne kui mingeid kardinaalseid otsuseid vastu võetakse. Aga mereharidus kui selline ja need õppekavad, kus te õpite, need ei kao mitte kuhugi praeguses situatsioonis, mis juhul, kui tõesti liidetakse kellegiga, siis tuleb hakata juba neid samu õppekavu kaitsma selle uue kooli juhtkonna ees ja see on teine küsimus, eks. Aga põhilised õppekavad kõik jäävad ja nõudlust on ka kalanduse järgi, sellest me oleme nagu vähe, kas on siin kalapüügiga keegi seotud kalakäitlemisega? Ei ole, nojah. See on meil praegu vaeslapse rollis, see õppekava. Aga kui teil on praegu minule küsimusi, siis küsige kohe ja ärge häbenege sellepärast, et me midagi teie eest ei varja. Räägime nii nagu on. Jah, palun. Kui Mustagõvi õppehoone läheb kinni, kuhu tulevad need õpilaskodud, kuhu need õpilased elama lähevad? See on väga hea küsimus, aga ausalt öeldes selle õpilaste kodude pärast tegelikult see liitmine tõka-tõkaga nagu üldse kerkiski. Asi on selles, et see Siidisaba tänaval Kristiine linnaosas, kuskil seal selle Västriku lähedal on tõka-tõkal mitmeid ühiselamuid. Nad on kõik kokku kravanud. Neile on antud, aga nad on remontimata ja sinna on raha vaja. Nüüd, kui meie ütleks, et jah, me võtame sealt need ühiselamud, leitakse, et see on täiendav argument kohe 2 kooli ühendada. Seda me praegu ei taha. Meil on olemas tagavaravariandid, nimelt Sõpruse puiesteel on üks kool, tööstuskool, kutsekool, kuhu saaks kutsekooli õpilased majutada ja ausalt öeldes ühiselamu pindu on linna peal saada. Võib-olla teeme kokkuleppe siis Tallinna Tehnikaülikooliga või mõne teise kõrgkooliga. Igatahes
see on selge, et siia meie ilusale krundile me selleks ajaks midagi valmis ehitada ei saa ja praeguses situatsioonis, kus raha on hakatud tõsiselt lugema, siis ma ei pea realistlikuks. Kui nüüd Euroopa Liit annaks raha, võib-olla saame ehitada siia endale ühikakompleksi koos sööklaga meie oma krundi peale, aga Eesti riigilt me vaevalt seda saame. Nii et tuleb läbi ajada natuke eemal asuvate teiste kõrgkoolide ühiselamutega. Palun. Kui Mustakivi koole läheb ära, siis seda Võimla ka ära, mis sellest saab? See on samuti hea küsimus, aga ärge muretsege, küll siin lähikandis leiame mingi võimaluse Võimlat kasutada ja ujula on vajalik. Ma võin teile öelda, et tegelikult me koos Aivo Linnuga käisime mitmetel nõupidamistel Kaitseministeeriumis, kus arutati sellist küsimust, et liita laevastikud, nii-öelda kaldabaaside ühendamine nii mereväes, siis siseministeeriumil see piirivalve ja veeteede amet ja tuleb üks suurem sadam ja aastaks 2016 valitsus on juba projekti põhimõtteliselt heaks kiitnud. Saame ka meiega on arvestatud, me saame 2200 ruutmeetrit kinnist pinda merepääste õppetreening keskuseks. Nii et seal saab olema ka suur ujula ja nii edasi. Nii et selleks ajaks lahenevad need probleemid. Teie arvatavasti selleks ajaks olete juba vilistlaste hulka läinud. On kellelgi veel küsimust? Palun. Nagu me teeme, et akadeemia on ilma poolt ofitsiaalselt aktsepteeritud, et mis saab siis laeva mekaanikute ja püürimeestega, kui akadeemia läheb kõik alla, mismoodi see aktsepteerimine tuleb? Kui te, nojah, sel aastal te ei lõpeta, eks, aga ega siis ei jää meil muud üle, kui tuleb minna ja tõendada, et merendusalane õpe nii mehaanikutel, üldse laevapere liikmetel toimub edasi vastavalt STCW konventsioonile. Õppejõud on samad, et muutunud on ainult selle õppeasutuse nimetus ja tuleb siis lihtsalt hakata IMO-le tõestama, et me väärime sellel valgel lehel olemise nii-öelda jätkamist. Aga ega teiste organisatsioonide eest ei oska ju pead pakule panna. Nii et kõike võib juhtuda ja võib tekkida mingi periood, kus meie diplomid on nagu küsimärgi all. Mitte need, mis on juba kätte saadud, aga just need, mis tulevad sellest uuest koolist. Sest ma ei hakka hirmutama, eks, aga kui see tuleb Tallinna Tehnika kõrgkool, eks, diplomi peale, siis hakka seal tõestama, et see on mereõppeasutus ka. Isegi tavaliselt tööandjale sa ütled, et ma lõpetasin tehnika ülikooli üürimeheks ja mismoodi nad vaatavad mida? No nad vaatavad sinu peale selliselt, et kui mina oleks tööandja, mina paneks ju enne motoristiks ja siis vaataks, kas sa jagad üldse, kus pool on ahteri, kus pool vööri. Ja pärast saad mehaanikuks, kui tõestad, et sa ei olegi rumal. On veel küsimusi? Palun. Vormi kandmise osas, et ma enda teada küll ei tea, et tõkas keegi vormi kannaks.
kas meil küürimehed ja need mehaanikud jäävad edasi meelde? Vaadake, see on jälle hea küsimus. Juristina ma oskan öelda ainult mida. Kui toimub meie staatuse muudatus, siis me läheme kas kellegi teise tõkka